Tere hommikust, järjekordset pühapäeva. Täna on 1. september. Paljudes koolides, kui mitte kõigis, on täna 1. septembri aktus, teadmistepäev ja kõik muu selline. Aga minu saate teema on täna viha. Kes mind on jälginud Facebookis, see teab, et viimased päevad olen ma just selliseid agressiivseid ja vihaseid postitusi teinud. Ja see ei ole nüüd see saade selgituseks sellepärast, miks ma seda olen teinud. Asjaosalised saavad selle õige pea ise oma nahal tunda. Kuid mis on viha ja miks me seda üldse tunneme ja kui kõik New Age kogukonnad väidavad, et viha on halb ja seda ei tohi tunda ja seda tuleb ära keerata kuskile poole, siis ma tean, et mina ei ole igaühe maitse järgi ja seega ei hakka ma vaidlema nendega, kes ütlevad, et viha tunda ei tohi. Vastupidi, viha on samamoodi emotsioon nagu armastus. Kas see on tänase päeva jaoks kohalik teema? Ma usun, et on. Muidu ei oleks mulle seda teemat ka ette keeratud. Ja miks see emotsioon meil siis nagu üldse on olemas? Alustame sellest, et viha on sama palju kõrgsageduslik kui tingimusteta armastus. Viha on umbes sama mõiste kui meie varjumina. Ehk me väljast näitame sellist peelipušistõi, niisugune pehmekene ja õrnakene, aga tegelikult meis on alati olemas see kaitsev osa, see varjumina, mis võitleb meie eksistentsi, meie elusoleku eest. Väljas hakkas vihma sadama. Võtti või 1. september. Mis selles siis head on? Ehk siis jälle see hinnanguline küsimus. Head alustuseks sellest, et ta on meil selle jaoks, et oma ruumi kehtestada, selle jaoks, et hoida enda ruumist väljas meile ohtlikud ja ebavajalikud tegelased. Samuti on ta hea just selleks, kui me peame ennast kokku võtma. Ja kõige lihtsam kokkuvõtmise mootor. Teate ju kõik, et kui sa millegi peale vihastad ja siis hakkad jõuga tegema, siis on sellel hoopis teine jõud taga. Just nimelt see loomejõud. Me võime endale öelda, et oi ei, seda ei tohi olla, et ei, ma ei ole üldse vihane, ma ei tunne üldse viha ja pakime selle viha enda sisse ja tagajärjeks on maksahaigused.
kohe paralleeli, et aga kas siis joodikud on kogu aeg vihased. Ei, nad ei olegi vihased, selles see asi ongi. Nad üritavad selle viha enda sisse pakkida ja mitte lasta sellel vihal hävitada seda, mis on nende ümber. See aga ei päästa, eks ole, saab maksahaigused ja inimene enam inimese keha, see biokeemiline masin enam ei tööta nii, nagu peab. Seega viha on samamoodi emotsioon, mida me peame endal lubadma tunda. Millega seda siis süüakse? Süüakse täpselt sedasi, et alustuseks sa teadvustad, sa ei valeta endale, et oi ei, ma ei ole vihane. Ma olen vihane. Ja ma tunnistan seda, tunnistan endale ja loomulikult, mida viha kaasa toob, kui see viha just nagu peaks ootama õiget hetke, et saada väljund sellel õigel momendil, kui see teeks selle kõige tugevama muudatuse. Samas, kui me teda niimoodi ootame, võtab see ära une, võtab see ära tasakaalu ja võtab ta ära sellepärast, et meie üldine mõtlemine või meie mõttemaailm keerleb kogu aeg selle olukorra ümber, kus me peaksime seda viha siis nüüd hakkama väljendama või siis, mis on tekitanud meie sees selle vihatunde. Kui jäävad järgi meie nii-öelda see agressiivne viha, kui me teadvustame, et see on minu emotsioon, kui me teadvustame, et see emotsioon on esile kutsutud mingisuguse ebaõigluse pealt, siis tekib see koht, et sa salvestad selle viha ja töötled selle ümber just nimelt selleks löögijõuks. Mul endal on selles mõttes ohtlik vihastada. Mitte sellepärast, et ma peaksin ära surema. Oi! Surema hakkavad need, kes on selle viha esile kutsunud. Ehk siis, kui mina juba vihastan, siis on see löögijõud selline, et minu sõna võib inimese tappa, paremal juhul võib ta sandistada või haigeks teha. Seega ma kontrollin päris hästi seda, millal, mille peale ja kuidas. Loomulikult, kes teab, nüüd läbi nende saadete olete näinud, et esmaspäevast alates olin ma väga-väga tugevas depressiooniaugus, ehk siis oli see leinaprotsessi kurbus. Kõigepealt oli eitamine, kurbus ja kauplemine ja praeguseks siis võib öelda, et nii, nüüd on tekkinud viha.
Loomulikult on see protsess üheks lisavahendiks, aga mis puutub viha enda salvestamisse või ohjeldamisse, no eesti keeles ei ole seda head sõna. Ma ei ohjelda, inglise keeles on harness ehk siis umbes nagu hobusele pannakse rakmed ümber, et siis tõmbama hakkaks. Et just nimelt see rakmete ümberpanemine vihale ongi see tarkus, mida vihatunde juures tuleb teada. Kui sa kasutad seda lihtsalt ümbritseva lõhkumiseks, siis oledki seadusega pahuksis, lähedastega pahuksis, mis iganes veel. Aga kui sa teed seda teadlikult, siis üks vahend, kuidas mina oma viha maandasin vanglas, kus füüsiliselt kellelegi lõuga anda ju ei tohtinud, eks ole, oli spordisaal. Ja läbi selle ma juhtisin selle viha välja endast. Samuti, kuna nüüd see minu enda raviskeem on praegu teine, ma olen reedest saati uue raviskeemiga, sest vana ei olnud piisavalt hea selleks, et ma tuleks välja nüüd sellest tähtpäeva või aastapäeva depressiooni langusest. Ja ma hakkasin tundma ennast taas peaaegu nagu inimene. Ja see tähendab seda, et minu loomupärane õiglustunne tõusis pinnale. Kui ma varem suutsin sellistest asjadest mööda vaadata, nagu öeldakse, et esimene samm sisemise rahuni on see, et pole minu tsirkus, pole minu klounid, siis sel perioodil nüüd astusin ma jälle sellesse rolli, kus ma olen mitte niivõrd inimeste päästja, kuivõrd kaitsja. Ehk siis seesama kaitsja roll, mida ma olen kandnud viimased 20 aastat, mis on kohati tekitanud olukorra, et inimesed ei saa minust aru, just sest, et ma näen asju teise nurga alt, ma näen asju sügavamalt, ma näen asjade põhjuseid. Ja seesamune kaitsja roll on siis praegu käivitunud mul väga tugevalt ja praegusel hetkel ma ootan, mis saab edasi. Ja kui see asi jätkub nii, nagu praegused hirmud inimestel on, siis need, kes on nende hirmude täideviijad, ehk siis just see, keda ma siin olen postitustega sõimanud, et mida suurem on su ego, seda lihtsamalt lähed sa igasugustesse draamadesse. Ja just see draamakuninganna hakkab siis saama tundma tõesti seda, mis tähendab, kui ma oma rakendatud vihatunde lendu lasen ja see ei saa ilus olema. Ma tean, sest see on juhtunud ka varem
ja, ja ma olen seda üsna teadlikult juhtinud. Kui sa tunned, et sulle on tehtud ülekohut, siis sinu enda kaitsmiseks vajalike tegevuste elluviimiseks on sinu sõber sinu viha. Sellised omaenda saba hammustavad maod saavad oma karistuse ja nagu ma ikka ütlen, et igaüks saab just selle järgi, mida ta on endale korraldanud. Seejuures ka mina ise. Ma täiesti teadvustan seda, et kui see laks ära käib, siis ka minu, nimetame siis karmaks, kuigi see ei ole karma, see on pigem just ülesannete ja õppetükkide pagas, saab ka nii-öelda lepitusülesande, ehk siis sa pead selle enda sees selle teo uuesti ära tasuma, eks ole. Ja kui me suudame asju võtta just nimelt sellisena, et ma olen nõus sellega, mis järgneb. Ma olen nõus vastutama selle eest. Siis ei ole mina see, kes peaks ütlema, ei, sa pead rahulikuks jääma. Mille puhul ma aga tõmban teil alati pidurit? Kui see läheb üle võlli emotsioonitamiseks, kui see läheb üle võlli draamaks ja kui see läheb teistelt justkui haleksuse kiskumiseks, siis on minu puhul täpselt see koht, et stopp, mida sa praegu teed. Kui sa samal hetkel võtad seda kõike, teed teadlikult ja vastad mulle, et ma tean, mis sellele järgneb, ma olen valmis selleks, siis Jumala eest ei ole see minu takistada. Väljas sajab nii tugevalt, et ma ei kuule ise enda häält vähem. Ma alguses ütlesin, et viha on tegelikult sama kõrge sagedusega kui tingimusteta armastus. Veidi segadusse ajav väide, kuid kui te nüüd natukene kaasa mõtlete, siis mõistate, et tegelikult ongi ju niimoodi, et vihkamine on madal, kuid emotsioon, viha on kõrgsageduslik, ta on tugeva löökijõuga, ta ongi see, et ta kaitseb sind. Sama nagu ma räägin varjuminaga. Varjumina tõuseb pinnale siis, kui see nii-öelda valge mina või see väljapool olev mina, keda me tahame teistele näidata, see enam hakkama ei saa. Ehk siis, kui inimene on kiusamise ohver ja ühel hetkel ta annab all, siis tavaliselt ongi nii, et kui
me anname alla, siis me laseme käed maha, me ei tegutse. Aga kui sel hetkel tekib oht meie enda elule, siis kas sa usud seda või sa ei usu seda, sellel ei ole mingisugust vahet, tõuseb pinnale meie varjumine. Ja see on nüüd see agressiivne, hull, otsekohene ja ongi see, et see, kes sind parasjagu ründab, võib lõpetada surnuaia. See on täiesti normaalne ja see on ka üks kohustustest. Jah, loomulikult. Seadusandlus on sellega teinud piiri, et sa ei tohi minna teise elu võtma. Küsimus on selles hoopis, et aga miks seda tehakse siis seaduse järgi, miks pärast on sõduritele antud käsk tappa täiesti võhivõõraid, samamoodi käsku täitvaid mehi ja naisi. Miks tapetakse üldse, siis kui hakkad mõistma seda kohta, et tegelikult ongi see niinimetada tasakaalu hoidmine, et kui liiga kõrgele tõusevad need kõiksugu New Age ja kõik on ilus ja armastus ja nii edasi, siis maailm muutub nõrgaks. Ja nõrgaks selle hetkeni, kuni ta enam ei suuda iseennast kaitsta. Siis tekivad need inimesed, isiksused, kelle jaoks see olemasolev lõga enam ei toimi, kellel käivituvad varjuminad, kellel ongi see, et löövad platsi puhtaks ja seal ei vaadata enam seda, kas see on hädakaitse ületamine või mitte. Tänane saade saab selline jutiki olema, sest meil on korralik sügisvihm. Et ei ole õnneks torm, aga olla katuse all, kui tugev vihm peale sajab, siis on seda lisamüra päris korralikult. Kuidas siis vihatunnet rakendada? See rakendamine käibki tegelikult niimoodi, et sa teadvustad, miks sinust see vihatunne tõuseb. Sa ei hakka endale valetama, vaid sa tõesti mõistadki, et ja ma olengi vihane. Vahest tõesti piisab sellest, kui sa korra teed kõvemat häält ja olukord laheneb. Teinekord on asi jälle selline, et sa pead olema valmis mingil muul hetkel selle lahendi tegema, aga see vihatunne aitab sul luua tegevusplaani. Ja siis, kui see nii-öelda juba jahtunud viha on aidanud sul koostada tegevusplaani, siis hoidku kõik vägevad, sest see on see aeg, kui väga julmalt ja väga konkreetselt hakatakse süüdlaste päid maha raiuma, piltlikult. Õnneks mitte siiski füüsiliselt, sest
seadusandlus on selline. Samas, kui oleme valmis seaduse eest vastust kandma, siis ma räägin, ei ole mina see, kes ütleb, et ei tohi. Meie elu on tegelikult algusest lõpuni kinni meie enda otsustes. Kõige lihtsam on meelde tuletada 10 sekundi reeglit. Kui sul viha keeb üle pea kokku ja sa tahad kellelegi tõmmata vasta vahtimist, siis sul on alati vähemalt 10 sekundit. Kas ma olen valmis maksma selle eest? Loomulikult, kui sa tõmbad teisele ikkagi vasta vahtimist asja eest, siis see tunne, kui sa kaua selle pakitsenud, see on suurepärane. Aga see lõpeb üsna kiiresti just sellepärast, et seadusandlusega on võimalik selle löömise eest alustada kriminaalmenetlus ja nii edasi. Aga kui on olemas valmisolek ja sa tunned, et ma olen valmis selle eest tasuma, siis ongi see sinu enda otsus ja sa viid selle otsuse täide. Kas me saame keegi öelda, et me oleme Jumala tööriistad? Saame. Me kõik oleme. Tegelikult. Tegelikult me teeme absoluutselt kõike just sellepärast, et allikal, Jumalal, Nirvanal, mis iganes, nimetage seda, kuidas tahate, oli vajadus teada saada, on olukord, kuidas selle olukorraga toime tullakse, mis on selle olukorra tagajärjed ja kuidas tunnevad mõlemad pooled. Seega absoluutselt kõik, mida me teeme, me oleme Jumala tööriistad. Kui me pehmelt öeldes keerame kellelgi kaela 2 korra ja me oleme valmis selleks, et selle eest vastutada. Palun väga. Küsimus on selles, kas sinu soov teise eluküünal kustutada on nüüd nii-öelda suures plaanis ette nähtud või ei ole. Vanad rahvad hukkasid oma nõrgad ja väärarengutega järglased. Julmeks. Samas nad hoidsid oma genoomi puhta. Tsivilisatsioon, mis nüüd on arenenud ikka täielikku lompi, on otsustanud, et absoluutselt kõik need mitte kellegi jaoks toetavad tegelased tuleb elus hoida. Ehk siis absoluutselt kõik vigased, absoluutselt kõik kurjategijad, kõik tuleb alles hoida, sest meie ei tapa. Ei, ma ei lähe praegu veganisse, see on selline teema, et elu ja surm käivad käsikäes. Kui sa oled teadvustanud endale, et elu ja surm käivad käsikäes, siis sa ei lange sellistesse
roosade prillidega sõltuvusse, et vot näed, ma nüüd päästan seda ja ma nüüd päästan teist. Ja seda päästmist ei tohi ka tegelikult, ei tohi teha. Sest kui sinu käest ei ole soovitud sinu abi, siis selle nii-öelda päästmisega sa tegelikult võtad ära teise õppetunni, võtad selle õppetunni endale ja kannatad selle läbi. Mul on paar lennusaatjat ja olid ka inimesed, kes töötasid laeva peal. Ehk siis, mis on kriisikäitumine? Mitte kriisikäitumine nendele, kellele see kriis satub, vaid kriisi olukorra käitumine. Esimesena pannakse hapnikumask endale. Miks? Kui sa paned selle hapnikumaski teisele, siis sa ise lämbud. Ja see, kellele sa panid, ei tea, kuidas edasi teisi päästa. Seega, endale, enda turvalisus ja siis juba, sest sinul on olemas teadmised, sinul on olemas oskused. Kõigepealt seisad sa selle eest, et sinu heaolu on täidetud ja siis võtad sa ette need, esiteks, kes on suuteline sind aitama ja kõige viimasteks jäävad tegelikult just need vanad, haiged, viletsad ja ka lapsed. Ma isegi näen praegu, mismoodi inimesed tõusevad püsti, et nagu mis mõttes lapsed. Aga kujuta ette, sul on minutite küsimus. Kas sa saad võimalikult palju inimesi päästa või ei saa? Kui sa endale ei korralda meeskonda, kes sind toetab, siis hukuvad kõik. Aga kui sul on olemas meeskond, füüsiliselt võimeline, vaimselt võimeline, mida rohkem neid on, seda rohkem saab ka neid viletsamaid päästa. Ja selline on konkreetselt õppuste kavas, õppuste juhendis sisse kirjutatud, et kõigepealt päästetakse iseennast, mitte joosta minema, ei. Vaid päästetakse selles, et sa teed enda jaoks kõik olulise, et sa suudad jätkata teiste päästmist. Kui me nüüd tuleme tagasi tsiviilellu, ehk siis seesamune igapäevaelu, kus siis poliitika on hetkel narsissistide ja egoistide pärusmaa, kus raha on kõige olulisem ja kindlasti ei ole selle raha väljajagamine nõrgematele mingi prioriteet. Pigem püütakse nõrgematelt seda raha endale tagasi tõmmata, sest Graveta lepingud on lõppenud ja need rahasummad nõutakse juba tagasi sinna, kus kohast nad algselt jagati. Neid rahasi ei kasutatud eesmärgipäraselt ja nüüd siis püütakse koorida kokku sedasama, sest see on nii-öelda lepingutrahv. Ja kahjuks on nii, et ega nad ei oska seda ju kuskilt mujalt võtta kui ka lihtrahva käest. Ja väga hea, kui lihtrahvas tekib viha.
mitte vihkamine. Vihkamine on Facebookis anonüümselt sapi pritsimine. Vihkamine on täiesti asjasse puutumatute inimeste tagakiusamine. Sellepärast, et näed, nendele ta ei ole meelekohane. Vihkamine on hirm. Kuidas hirm? Hirm ja vihkamine on selles mõttes seotud, et nagu öeldakse, parim kaitse on rünnak. Ja need jüngrid, kes siis vihkavad hirmsasti. Nende jaoks ongi see koht, et nad tegelikult kardavad seda autoriteeti, kelle reegleid nad täidavad. Kui aga sinul saab see allasurutuse piir täis, siis tekib selline reaktsioon, nagu looduses on ajametsloom nurka ja ta võib olla surmavalt haavatud. Aga ta võtab sind kaasa, ta lendab sulle hammastega kõrvu. Huvitav, mis selle vihmaga täna on. Nii nagu ma hakkan rääkima karmidest asjadest, nii võtab heli peale. Loodan vähemalt, et heli saab siiski aru saada minu mikrofonist samas üleval. Et natukenegi, aga ennast nagu häirib natuke, kui ta siin hirmsasti hakkab kolistama. No see on seesama, et müra on nii suur, et ei kuule iseenda mõtteidki. Et olen ise näinud lapsena, kui ajasime saunas rotti taga ja rott sattus nurka, tal ei olnud mitte kuskile enam põgeneda ja ta tegi meeleheitliku katse rünnata. Õnneks oli nii, et see rünnak ebaõnnestus, et me hüppasime eest ära ja tegelikult tema rünnak oli suunaga avatud uksele, aga kas või läbi teda survestavate olendite. Ehk siis täpselt sama eesmärk on vihal. Viha annab jõudu. Selline vaikselt tuha all podisev viha, see hävitab, muutub vihkamiseks. Aga samas võib see olla ka see, et jah, ma hoian teda nüüd õigeks hetkeks, et võtan veel vastu, võtan veel vastu, võtan veel vastu. Ja siis, kui see kriitiline mass saab täis ja karikas hakkab üle piiri ajama, siis hoidke piik ja prillid. Siis läheb löömaks. Ta kohe üldse ei taha, et ma sel teemal täna räägin. Viha on üks ellujäämis emotsioon. Selleks, et võidelda, peab olema löögijõud. Selleks, et võidelda, peab olema sul mille eest võidelda. Ehk siis sul peab olema armastus millegi, tingimusteta armastus millegi, kellegi, mis iganes. Aga just see, et sa rakendad kogu seda
alla surutud emotsiooni, sest piir on saabunud ja sa lööd selle jõuga. Sellepärast ma eelistangi nii-öelda juba maha jahtunud viha, sest see on juba teadlik tegevus, see on teadlikult koostatud tegevusplaan. See, kui nii-öelda loitsule läheb või sõnale läheb vihaenergia järgi, ongi see koht, kui karikas on täis saanud. Ja ta mitte ei lähe vaikselt üle ääre, vaid ta plahvatab. Ehk siis tehke endale selgeks, mis tähendab vihata ja mis tähendab viha. Kedagi või midagi vihata, see on selline hästi igapäevaseks muutunud, et ma vihkan seda, ma vihkan teist. Ja tegelikult väga tihti on see puhas pakasuha ehk siis näiline. Ma nüüd olen ka, mind on ka haavatud. See mina ka propaganda, mis siin aastaid ja aastaid on juba olnud, siis see on ära lõhkunud väga palju olulisi sidemeid, väga palju olulisi oskuseid, sellepärast et millegipärast väga kergelt solvutakse. Ehk siis need samused viletsad mehed, kelle on loonud hea ühiskond. Kui me vaatame sotsioloogilisest vaatepunktist, siis kogu maailm läheb praegu selles suunas, et see heaolu on nüüd jõudnud sellesse kohta, et praegu on väga vähe noori, kes suudavad asju tõeliselt võtta. Enamus on ajupestud, enamus on siirupiga ära nudistatud ja nad ei teagi, mis tegelikult on oluline. Kui me räägime sootsiumist, siis kui me leiame iseendale sarnase maailmavaatega, võrdse sagedusega, siis nendega meil on hea. Aga kui me satume, näiteks mina kui introvert, mingisse väga sellisele väljapoole suunitlusega üritusele, siis ütleme ausalt, mina väsin seal hästi kiiresti. Ja samas, kui on seltskond, kus on arutelud, kus on teemad, mis pakuvad huvi, seal ma võin päev otsa olla ja ma isegi ei väsi ära. Koolitused ei ole üks neist. Koolitused ei ole üks neist sellepärast, et koolitustel on siiski inimesi igasuguseid, nad ei ole selles mõttes ühe taustaga. Neil on mingi osa taustast on sarnane ja loomulikult on neil oluline saada uusi teadmisi. See osa on nüüd see, mis on nagu kõigil ühine, eks ole. Nüüd siis, kui me hakkame mõtlema selle peale, et aga kujuta nüüd ette, et introvert, kellel on sisemaailm nagu terve multiversum ja teine samasugune introvert satuvad kokku ja hakkavad vaikselt oma mõtteid jagama ja siis hakkavad mõistma, et kuule, ma ei olegi hull, on ju, ma saan asjadest täpselt samamoodi aru.
ja mida rohkem selliseid inimesi ühte kohta tekib, seda tõenäolisem ongi sootsiumi tekkimine. Kõige levinumad sootsiumid kriminaalideks, narkomaanid. Neil on ühesugune maailmavaade ja neid sealt nagu välja tuua on omamoodi protsess. Aga miks ma siia tõin praegu sootsiumi selle viha teema juurde, on see, et meid saab ühendada ka viha. Meid saab ühendada vihatunne, mis on tekkinud ülekohtust. Meid saab ühendada vihatunne, mis on tekkinud alatusest. Meid saab siduda vihatunne, mis on tekkinud narsissistiga kokkupuutumises. Ehk siis, kui sarnase vaenlasega inimesed, vaenlasega, eks ole, koguvad kokku ja jagavad oma sisemist maailma ja nad saavad aru, et neil tegelikult on üks ja sama vaenlane. Kujutage siis ette, kui kerge on kogu seda viha rakendada, et see narsissist lendaks. Jaa. Aga siin ma ka ennem ütlesin, et miks seda ei tehta, on see, et enamus on siirupitega ära nudistatud, heast elust mugavaks läinud. Nad istuvad oma mugavustsoonis ja neil tekib paanika juba siis, kui neile natukene teistsugust tegevust öeldakse, et nii, nüüd hakkad teistmoodi käituma. Nojah, tunnistan üles, koolituselt anti ülesandeks lugeda raamatut 15 minutit, aga kuu lõpp, aruanded, vabandused, sedapidi ja teistpidi, eks ole, et me oleme väga osavad endale üles kirjutama õigustusi, miks ma ei saa teha seda või teist. Just see õigustuste osa kogu selle enesearengu teekonna juures ongi see, mis võtab tihtipeale, lööb inimesed rajalt minema. Ja siis tehakse oma ringsõitu ja tullakse tagasi küll jah, veidi targematena, aga siiski ikkagi see koht, et nagu ta ei saanud aru, et ta peaks muutma oma suhtumist, oma käitumist, et siis minna arenguga edasi, ta otsib endale õigustusi ja pöörab ennast jälle tagasi. Miks me ei tohi tunda viha? Eks? See ei ole ilus. See ei ole ühiskondlikult aktsepteeritud. Viha on ohtlik. Viha tekitab agressiooni. Me ei tohi olla agressiivsed. Et me saame väga pika nimekirja selle üle, mis annab meile selle õigustuse, miks mitte midagi teha ja istuda oma mugavustsoonis. Aga nagu ütlevad laulusõnad, ükskord plahvatab vimm, mis kogunenud salaja. Ja see salaja kogunenud viha, mitte vihkamine, vaid viha, on meid ette valmistanud korralikuks lahinguks.
ja isegi, kui sa selles lahingus oled üksi, sest teised algus sõnaliselt, oo jaa, lähme, teeme, oleme, on siiski nii palju ära hirmutatud, et nad ei soovi seda lõpuni teha. Nad hakkavad kartma tagajärgi. Siis ongi see, et sinu tunded, sinu lahendused, sinu puhtast vihast, juba jahtunud vihast koostatud tegevusplaan. Tegevusplaan kui selline on termin, mida kasutab ametkond. Samas tegevusplaan on ka see, et sa oled hetkes ja tegutsed asjadega just siis, kui need on kõige olulisemad. Ehk siis sa tunned, et karikas saab täis. See, mille või kelle pärast see karikas hakkab täis saama, on sul parasjagu löögi ulatuses. Siis tegelikult, kui sa oled hetkes, siis sa suudad selle nii peenelt ära teha, et mitte kellelgi pole mitte midagi öelda ja ei ole ka seda näpuga näitamist, et näe, mida sa tegid. Sest kui see viha ei ole reaktsioon, vaid see on emotsioon, mida sa juhid, siis on see relv, siis on see tohutu löögijõud sõna taga ja need, kes on iseendas kohal. Ehk siis inimesed, kes on väga teadlikud omaenda olemist, omaenda võimetest, omaenda hetkest. Nende sõna on väga jõuline. Isegi kui ta ütleb muu seas mööda minnes, siis need sõnad lähevad teoks. Miks? Sest seal taga on löögijõud. Seesamune viha emotsioonist rakendatud löögijõud. Varsti hakkab tund täis saama. Telegrammi ma panen üles heli kohe, kui lõpetame. Video läheb üles umbes nii paari tunni pärast, sellepärast, et ma avastasin, et ma oma tahvlist saan ta otse panna YouTube'i laadima, et ma ei pea vahepeal mingisuguseid imetrikke temaga tegema. Aga mida ma siis tahan lõpetuseks öelda? Mitte ühtegi oma emotsiooni ei tohi vähendada, ei tohi halvustada. Need on sinu tunded, emotsioonid. Sa ei reageeri nende pealt, vaid sa rakendad need iseenda heaolu, iseenda turvalisuse ja iseenda eesmärkide jaoks. On vahe, kas sa rakendad oma emotsiooni, ehk siis teadlikult võtad selle emotsiooni jõu ja lähed selle najal. Või sa reageerid ja lõppkokkuvõttes sa ei tea ise ka, mida sa korda saatsid. Kui viha emotsiooni pealt reageerida, siis on kuri karjas, sest sellisel juhul hävib meie ümbert väga palju. Viha on meie sõber. Kui temaga korralikult läbi saada, kui sa suudad
seda emotsiooni endas armastada kui iseennast. muidugi jälle see koht, et ennast armastada, no ma ei suuda ju. suudate küll. ma tean, et suudate. lihtsalt aeg-ajalt tekib tagasilangusi ja arusaamatusi ja loomulikult ühiskonna või siis vale sootsiumi poolt signaalid, mis panevad teid uskuma, et te ei ole mitte midagi väärt. Te olete väärtuslikud ja just õigel ajahetkel õigel kohal. tänaseks lõpetan. kohtumiseni järgmisel pühapäeval. ma ei ole veel kindel, kas siit sama koha pealt või olen ma autoroolis. on plaan minna Tartumaale ja siis näis, mis teema siis pinnale kerkib. aga täna jah, selliste mõtetega. olge kaitstud omaenda südameväes, armastage omaenda emotsioone ja võtke ennast vastu tõeliselt. sellise särava kristallina, nagu te olete. tänaseks lõpetan.